Austatud kuulajad, daamid ja härrad, lubage mind kõigepealt tänada selle konverentsi organisaatoreid kutse eest tulla ja teile esineda, rääkida umbes 700 inimesele nii väärikas puldis, nagu Estonia kontsertsaal seda pakub, on väga suur au ja väga suur vastutus. Ja kui minu poole pöörduti palvega rääkida midagi, mis puudutab kaasaja finantskriisi, laenu olukorda ja et oleks puudutatud ka ajalooline kogemus, siis minu esimeseks mõtteks oli, et ma kindlasti tulen ja teile räägin, aga ma andsin endale ka aru, et see ei peaks olema mitte akadeemiline loeng ja ka mitte ettekanne, vaid kui te lubate, siis ma toon teieni mõningad mõtted, mõningad pildid, mõningad tähelepanekud elust, et meil oleks ühine alus nende üle koos mõtisklemiseks. Mis on tähtsam kui raha või minu ettekande pealkiri, nagu ta on välja reklaamitud, kõlab tähtsam kui raha ja küsimärk. Aga mis on kaasaja maailmas tähtsam kui raha? Meist igaüks teab, et tervis, peresuhted, inimese enda heaolu kõige laiemas mõttes on märksa tähtsam kui lihtsalt raha olemasolu fakt, aga kas kõik minu poolt loetletud asjad ei sõltu rahast? Kas tervis, haridus, meie heaolu üldiselt ei sõltu kaasajal nii olulisest, nii kesksest asjast nagu raha? Kahtlemata sõltub, aga on olemas siiski midagi, mis eelneb sellele rahale. Me kõik teame, et raha olemasolu üksi ei garanteeri õnnelikku elu. Ja kui te lubate, siis ma alustan ühest 16. sajandi maalist, 15. sajandi kunstnik Hieronymus Bosch on selle maalinud ja see kujutab elu, nii nagu ta ka meil tänapäeval on, kogu oma kirevuses, rõõmude ja traagikaga. See maal kannab nimetust Heinakuhi ja Hieronymus Boschi poolt 1510 aastal maalitud originaal siis kujutab 3 tahvelmaali. Selle paremal pool oleval tahveli peal on kujutatud siis paradiisist väljaajamine, inimese loomine kõigepealt ja kui püüda leida analoogi kaasaja Eesti suhtes, ma olen tihti mõtelnud, kes võiks olla selline kunstnik meile ehk Jüri Arrak, kes sellised elust täidetud triiptühhonid Eesti oludesse üle kannaks, et siis sellel parempoolsel oleks kujutatud ilmselt Eesti Vabariigi sünd, soomusrong, võitlus vabaduse eest, vabadussõda, esimesed kangelased, vabariigi väljakuulutamine. See keskmine ja kõige olulisem on eluvõitlus kogu traagikas ja reaalias. Siin on kunstnik kujutanud tohutu heinakuhja, mille otsa redelitega üritatakse tungida. Osa inimesi, nagu te näete, on elu hammasrataste vahele jäänud. Mitte kõigil ei ole hästi läinud, mitte kõik ei ole sinna heinakuhja peale saanud, kes on saanud, on alla tõugatud järgmisel hetkel. Ja analoog võiks siis Eesti mõttes olla siin selline olukord, kus heinakuhja asemel on Toompea mägi, sinna on siis redelid paigutatud, osa tegelasi üritab Toompeale pääseda, teised lükkavad harkidega neid eemale, tuld ja tõrva kallatakse kaela, need, kes on kannatada juba saanud, tulevad ehk järgmisele ringile. Ja muidugi elu hammasrataste vahele jäänud inimesed, aga ka need, kes kõnnivad siin selle maali eesplaanil, nagu neile see eluvõitlus väga palju korda ei lähekski, neil on oma rada, mida kulgeda. Ja see vasakpoolne tahvel ehk kõige süngem, kus keskaja kunstnik on põrgu stseeni kujutanud, selle analoog oleks Eestis tühjaks jäänud külad, võlgadesse sattunud inimesed, lõhkutud perekonnad
Eestist välja pagenud elanikud. Nii et kogu see reaalsus, mida tuleks kindlasti kunstnikul ka kujutada, sest see on elu. Aga ma ei tahaks rääkida nendest kahest äärmusest, ma ei tahaks rääkida sellest paremast või vasakpoolsest tahvelmaalist, vaid keskenduda sellele, mis on elu antud hetkel, see, mida me näeme selle maali keskel. Elu kuhi, elu igapäevane võitlus. Ja elu on tegelikult mitte ainult võitlus, vaid ta on ka üks päris tore asi. Me märkame enda ümber siis elu kui niisugust oma väga erinevates vormides ja kui harilikult esinejad kipuvad iseendast kõnelema, siis mina, kui te lubate, räägin mõningad elupildid oma naabritest, sellest, mida mina näen, kui ma oma koduuksest välja astun. Pildid elust enesest. Ja need illustreerivad siis seda suhtumist rahasse ja seda, kuidas raha võimaldab erinevaid unistusi realiseerida. Kui ma hidan pilgu läände, siis võib seal märgata ühte tsitadelli meenutavat maja, selle omanik vanahärra on lasknud selle arvukate kaameratega valve alla võtta, sest et ohtraid pankrotte üle elanuna ta teab, et raha õnn on habras. Tema kõrval kohe on noor mees, kelle elu unistuseks oli oma auto, Žiguli Lux. Ja nüüd ta on selle realiseerinud märksa enamal kujul, siin te näete tema lemmik last, nagu ta seda nimetab hellitavalt, Ferrari Italo 485. Aga mitte alati ei tähenda see, et ma raha eest mingisuguseid asju ostan. Õnne mõnikord tähendab ka raha enda omamine või selle teadmise omamine, et sul raha on, sellist elufilosoofiat, mida harrastatakse. Küla kõige jõukam mees, kelle autot te siin järgmisel slaidil näete, lähtub põhimõttest, et nii autod kui ka esemed, mida tarvitada, on sellised, mida tohib kasutada ja saab kasutada, ehk siis teiste sõnadega, et tehniline ülevaatus masina 3. korral vähemasti läbi laseb ja et ta poole tee peale päris seisma ei jää. Auto peabki vana olema, sest Tartust Tallinnasse sõites, kui sa märkad mõnda okastraadi kera, siis tuleb see kindlasti auto tagaistmele tõsta, sest sa ei tea, kus seda võib maha vaja minna. Aga ehk kõige sellist traditsioonilisemat hoiakut, teatud isegi elu filosoofiat, mis rahasse puutub ja investeerimisse, kannab üks minu päris hea tuttav, kes ei ole elus võtnud mitte mingisuguseid investeerimise riske. Ta on kogu oma sissetuleku alates 90. aastatest vahetanud kulla vastu ja me teame, kulla hind on tõusnud. Kui ma küsisin, et Harri, kuidas sa nii targalt oled osanud käituda, sa ei ole kusagile kinnisvarasse investeerinud, sa ei ole mänginud börsil, sa ei ole midagi kaotanud, kuidas sa niimoodi tead ühte asja investeerida? Siis ta ütles, et see on minu vana-vanaisa tarkus, kes oli Räpinas linakaupmees aastal 1914, olevat tema juurde tulnud kohalik kirikuõpetaja, kes ütles, Daniel, ma tean, et sul on väga palju Nikolai kuldmünte, ole hea, vaheta nüüd need mündid paberraha vastu, mul on kiiresti kulda vaja, ma annan sulle 10% rohkem. Ja vanaisa vahetas kogu selle paberraha vastu, millega siis Harri olevat lapsepõlves talul lakas mänginud ja umbes pool päeva hiljem jõudis siis vanaisa Danieli kätte ajaleht, kus kirjutati, et pangad enam ei vaheta paberraha kulla vastu, et sõda algab ja et tõenäoliselt ootab kõiki ees massiline devalveerimine. Ja sellest tarkusest lähtudes siis on ta elanud ja toimetanud. Mida ma öelda tahan? Ma tahan öelda, et me märkame, vaadates oma naabreid elu, nii nagu ta meie ümber on, väga erinevaid hoiakuid selles suhtes, mis on tähtsam kui raha, kuidas investeerida, kuidas oma elu elada. Aga kas on midagi sellist, mis on fundamentaalne, kas on midagi niisugust, mis kõiki neid vaateid ühendab, mille poole kõik inimesed pürgivad? Ja kui niimoodi küsida, siis minu vastus on jaatav, tõepoolest selline asi on olemas ja selline asi on õnn.
ihalus õnne järele on midagi, mis on väga fundamentaalne, mis ühindab kõiki inimesi erinevatel aegadel. Ja kuidas seda mõistma peaks? Ma olen teinud ühe väga lihtsa katse erinevates auditooriumides, ma olen esitanud inimestele küsimuse, et võtame näiteks teie lapsed. Ja me teame, et inimesed oma laste suhtes soovivad tingimusteta kõike kõige paremat ja kõike head. Ja võtame teie lapsed ja kui teil oleks võimalik oma laste suhtes soovida midagi, siis kas te sooviksite, et teie lapsed saaksid väga-väga rikkaks? Ja me teame, mida rikkus kaasaja maailmas tegelikult võimaldab. Väga palju head, väga palju hüvet toob rikkus kaasa. Või siis, et ta ei saa väga rikkaks, aga teine võimalus, et ta elab ühe väga õnneliku elu. Siis kumba te oma lapse suhtes valiksite? Ja teate, ma ei ole leidnud mitte ühtegi inimest, kes oleks jätnud oma lapse suhtes valimata õnne. Ma olen küsinud, te valisite õnne, te jätsite kõrvale selle, mis on väga konkreetne, hoomatav, nimelt suure raha, aga olge hea, rääkige mulle nüüd sellest, mida te valisite, rääkige mulle midagi õnnest. Ja siis inimesed on segaduses. Nad ei oska midagi mõistlikku õnne kohta rääkida. Nad ütlevad, et see on ilus asi ja see on suur asi, aga kui sa lähed detailis, hakkad küsima, mis ta täpselt on, siis nad ei oska mitte midagi vastata. Ja ma ütlen, kas ei ole kummaline, et oma lapse suhtes loobute suurest rahast ja valite selle, millest ei oska õieti midagi rääkida. Aga see näitab, et meis inimestes on tegelikult alateadlik iha õnne suhtes. Ja meie järgmine ülesanne, kogu inimkonna ülesanne on olnud tegelikult seda iha täpsustada, seda mõtestada, leida oma elus vaste sellele ürgsele tungile elada üks hea ja õnnelik elu. Ja kandidaatidest ei ole muidugi puudus olnud. Siin te näete järgmist slaidi, kus on seesama kunstnik Hieronymus Bosch kujutanud ühte silmamoondajat. Mees näitab õnnemuna, naine on kogu oma tähelepanuga kaldu ettepoole, et seda silmade oma meeltega haarata, samal ajal te näete siin selja taga, keegi varastab temalt rahakoti. Ja õnneteadus või siis vähemasti nende inimeste hulk, kes ütlevad, mis on üks hea elu, mis on riigi eesmärk, mis peaks olema meie laste hariduse põhisisu ja nii edasi, nendest ei ole kunagi puudus olnud, neid teooriaid on väga palju kuni selleni välja, et teatud ainete manustamine peab siis selle õnnetunde tekitama, aga me ei peaks asja vaatama niisuguses lihtsustatud skeemis, vaid lähtuma klassikalisest tarkusest. Ja sissejuhatuseks selle klassikalise tarkuse kohta tuleks öelda, et me vajame kõigepealt õnnelikuks eluks ühte normaalset ühiskonda, me vajame teisi inimesi. Ja meie rahandusminister Jürgen Ligi seda sama asja ka tajudes tegelikult esitas päris õnnestunud metafoori, öeldes, et miks me peame pankasid jäägitult toetama. Pangad Euroopa Liidus on, mis organismi vereringe, Euroopa Liidu vereringe. Ja üks organism ei saa elutervelt funktsioneerida, kui tema vereringe ei toimi. Me saame kõik sellest aru. Järelikult me peame toetama eelkõige pankasid. Aga kui sa esitad metafoori ja see metafoor ei ole kõige parem ja ma arvan, see metafoor ei ole tegelikult kõige parem, siis sa tegelikult satud ohtu, et see ühe teise metafoori poolt saab kummutatud ja mis see teine metafoor võiks olla, see on metafoor sellest, mis võiks olla üks organism, mille vereringe ideaalselt toimib, aga millel ei ole näiteks teadmust. See on inimene koomaseisundis, te näete siin slaidi peal, kas te sooviksite näiteks olla selle organismi kandja, kas te sooviksite olla see inimene. Ja me vajame tegelikult märksa enam kui lihtsalt toimivat rahandussüsteemi ühiskonnas, sest kui me ainult rõhu asetame, nii nagu meie rahandusminister seda näib tegevat, siis näib realiseeruvat
see visioon, mida omal ajal 20. aastatel Fritz Lang oma filmis Metropolis kujutas, te näete siin kaadreid ka sellest koletuslikust tulevikuvisioonist, kus keskklass kui selline on puudu, kus kogu ühiskond on jagunenud siis välja valitud tipuks, kes on kaotanud sideme reaalsusega ja nende tontlikult mõjuvate tahmaste nägudega tegelastega, kes siis seal maa all madalamatel korrustel aurumasinaid väntavad, et me kindlasti ei sooviks niisugust ühiskonda, sest ühiskondliku õnne, üldse täisväärtusliku ühiskonna funktsioneerimise kandjateks on läbi aegade olnud keskklass. Ja miks keskklass? Sest keskklass kannab eneses reeglina 2 väärtust. Eneseteadlikkust ja ta praktiseerib mõõdukust. Klassikaline tarkus ühe õnneliku elu kohta ütleb meile seda, et õnnelik elu seisneb vooruste praktiseerimises. Aretes, areti, see on see, mis on kreekakeelne sõna vooruse kui niisuguse kohta ja nagu ma mainisin, siis see keskklassi mõõdukus, keskaja, keskklassi enese teadvus on olulised väärtused. Kui te oleksite antiikajal sattunud sellisesse Kreeka piirkonda nagu Delfi ja teie selja taga on Parnassose mägi, te tõusete Delfi künkast üles Pühamu poole, Apollo tempel on teie ees ja siis oleks teie pilgule avanenud 2 suurt kirja. Üks nendest oleks ütelnud, tunneta iseennast. Gnothi self-done. Tea, kes sa oled. Mõtesta iseennast. Uuri iseennast. Üks õnnelik elu ei saa realiseeruda ilma selleta, et ma uurin, kes ma olen, mis on minu võimaluste piir, milles seisneb minu elu kutsumus, mida tähendab olla inimene. Ja teine suur kiri oleks ütelnud, miiden aagan, ei midagi liiast. Mõõdukus, vaoshoitus, rütm, harmoonia kõiges, metroon, ariston. Vaat need on olulised väärtused, mis mitte ainult antiikaja inimese elu juhiseks ideaalis ei ole, vaid nendel printsiipidel on sõnum kõikidel aegadel, aga nagu ma ütlesin, eelkõige siis saavad seda praktiseerida ja eelkõige on kutsutud seda praktiseerima inimesed, kes moodustavad eneseteadliku keskklassi. Nüüd, kui minu poole pöörduti palvega tulla ja rääkida teile mineviku kogemusest, mis puudutab pangandust ja praegust võlakriisi, siis mul meenus, et teie direktor härra Priit Perenson 1,5 aastat tagasi kirjutanud Äripäevas ühe väga huvitava artikli pealkirjaga, kas Soloni reformid võivad ka kaasaega päästa. Ja ma ei soovi härra Perensiga praegu diskussiooni laskuda, ma ei soovi isegi jaatavalt vastata, et jah, need päästaksid kaasa ja ühiskonna, aga pigem on meie küsimus järgnevalt sedapidi, et milles need reformid seisnesid, me peame kõigepealt uurima, mis reformidest jutt üldse käib. Vaat kujutage ette endale 6. sajandi Kreekat, täpsemini öeldes Ateenat. Ja seoses sularaha massilise kasutusele võtmisega natukene varem on ohtralt välja antud laenusid, inimesed, üks osa elanikkonnast on sattunud väga raskesse võlaorjusesse, mis seal täpsed põhjused olid, miks see niimoodi aset leidis, seda me täie kindlusega tänapäeval ehk ei oskagi öelda, aga umbes samasugune raske olukord, mille ees me praegu seisame. Ja kuna antiikajal, antiikses Ateenas ei tohtinud maad kinnistut laenu tagatiseks panna, siis sattus selleks inimene ise. Ja kui need võlad halvaks läksid, hapuks läksid, siis hakati inimesi
müüma võlaorjusesse, et seda välja laenatud raha natukene tagasi saada. Aga kujutage ette nüüd seda olukorda antiikses Ateenas, kaasajal on pankade omanikud kusagil kõrgel ja kaugel, neile ei lähe väga palju korda see, kuidas inimesi välja tõstetakse või milline on see igapäeva elu traagika, aga tol ajal elasid inimesed poolises, mis tähendas näost näkku, silmast silma kultuuri prosopo, me prosopo. Ja kuidas sa vaatad silma sellele inimesele, kelle sugulased sa oled, ütleme, hommikul Egiptuse orjalaeva peale müünud, mitte ainult, et sinu sisetunne ei süüdista sind, vaid see võib olla sulle ka suisa ohtlik, need pisikesed, kõverad, varjulised tänavad, mis antiikpoolistes on, sa ei tea, kes on see inimene ja mis on tema kavatsused, kui ta sulle vastu tuleb. Lühidalt olukord oli muutunud nii halvaks, et mitte kellelgi ei olnud hea. Ei nendel, kes võlaorjusesse olid sattunud, ega ka mitte nendel, kes siis lootsid oma raha tagasi saada. Ja et lahendada seda revolutsioonilist olukorda, plahvatusohtlikku olukorda, siis pöörduti targa mehe Sooloni poole, Soolon oli 1 7 antiikaja targast, ja see pöördumine ühe mehe poole, tee seadused, mis leevendaksid, tooksid kergenduse poolise ellu, seaksid taas selle õigele teele. See valik on väga palju teistsugune kui näiteks Eesti Koostöökoja puhul see on, kus kogutakse kokku pigem tohutu hulk erinevaid arvamusi, mis üksteist tegelikult nivelleerivad. Arusaamine klassikalise tarkuse järgi, nagu seda Soolon esitab, seisnes selles, et valitakse välja inimene, kes terviknägemuse selle asja kohta esitab ja teeb. Ja me oleme kõik kuulnud Sooloni reformidest. Kui te lubate, siis ma õige lühidalt seoses laenukriisiga ja kuidas seda antiikajal lahendati ka peatun. Esimene samm, mida Soolon ette võttis, oli kõikide laenude tühistamine. Kreekakeelne termin on siin sisaatia, kirjutatakse seisachteia, sisaatia, ja ka kaasa Euroopa Liidus on üha enam tuure üles võtmas liikumine, mis siis nõuab kõikide halbade laenude maharaputamist, sisaatia tähendas laenude maharaputamist. Nüüd järgmisel hommikul, kui see seadus oli jõustunud, leidsid inimesed ennast kahesuguses olukorras, need, kelle laenud olid tühistatud, said vabaks. Kreekakeelne sõna vabaduse kohta on eleutheria, see ei ole mitte libertas, libertas tähendab väga sageli mingeid õigusi, näiteks parkida kusagile või siis omada mingit klubikaarti, kuhu sa sisse saad teatud õigused, aga eleutheria on seisund, sa kas oled vaba või sa ei ole vaba, ja kui sa ei ole vaba, siis sa oled kas ori või barbar, aga vaba kodanik on see, kes siis praktiseerib neid sotsiaalseid väärtusi, ja me näeme mõni aeg hiljem, kus tegelikult klassikaline Ateena poolis, kes on loonud kogu Euroopa kultuuri vundamendi, filosoofia, tragöödia, teoreetiline matemaatika, no mis iganes, et see Kreeka ime, nagu seda sageli nimetatakse, kasvab välja ju tegelikult nendest Sooloni reformidest. See on vabade kodanike ühiskondlik aktiivsus. Nii et esimene on siis seisaatia, halbade laenude maha raputamine, ja üks osa inimesi sai leevendust. Aga mis sai nendest, kes kaotasid oma laenu? Ega nende elu ei muutunud väga palju halvemaks. Toit, mida nad sõid, oli umbes sama, nende elustandard oli umbes sama, midagi ei muutunud. See, et nad ei maga hästi, et nad tunnevad, et neilt on midagi ära võetud, jah, seda küll, aga oluliselt midagi nende elus ei muutu. Nii et see sisaatia halbade laenude maha raputamine on väga oluline samm. Ja mis võiks analoog Eesti mõttes sellele olla? Analoog Eesti mõttes võiks sellele näiteks olla selline olukord, kus ühiskond lepib kokku riiklikul tasandil
tehakse siis vastavad kokkulepped, et raputada maha üks osa nende inimeste laenudest, kes buumi kõrghetkel on võtnud üle jõu käivaid kohustusi, aga see laenu maha raputamine peaks muidugi olema mõistlikus määras ja selles peaks osalema kõik osapooled. Mis see mõistlik määr võiks siis niisugune olla? Lubage ka sel teemal filosofeerida. Tihti öeldakse, et kõige ebamõistlikum, mida teha sai, oli osta buumi kõrghetkel 1 miljoni Eesti krooni eest üks vana amortiseeritud Mustamäe ühetoaline korter. Aga hinnad lihtsalt olid niisugused, muidugi on see inimene praegu sattunud väga paradoksaalsesse seisundisse, aga püüame seda inimest ette kujutada, kas see inimene, kes niisuguse teo tegi, näiliselt absurdse teo tegi, kas see peab ilmtingimata olema mitteratsionaalne, ebamõistlik mees. Kujutame ette ühte noort perekonda, mees ja naine, kes seisavad tõsiasja ees, et nende pere hakkab laienema. Ja nüüd on sellel pere peal võimalik siis rentida mingisugune elamine, rendihinnad, me teame, olid sel hetkel ka ääretult kõrged, või siis võtta pangast laen, sest et kinnisvara läheb üha kallimaks ja saada vähemasti oma perele ühetoaline Mustamäe korter. Ja ta teeb selle sammu. Ja me näeme, et nüüd ta on tegelikult sattunud väga halva laenu otsa. Võib vaadata selle mehe peale ja öelda, et sa oled käitunud ebaratsionaalselt, aga kui te lubate teine pilt. Te olete merekaldal ilusa päikesepaistelise ilmaga, te tahate paadiga sõita merele, kui kaugele. Ükski pilv taevalaotusel ohumärke ei ilmuta. Ilmajaam, ametlik ilmajaam, nagu Eesti Pank tegi ju neid prognoose ja hoiatusi ei andnud, ilmajaam ütleb, et nädal aega püsib ilus, tasane, tuuletu ilm. Ja kui te sõidate kusagile kaugemale ja korraga taevas läheb pilve, äike, teie paat lükatakse lainete poolt ümber, kas siis saab ainult teid süüdistada ja öelda, et kes teil käskis nii kaugele minna. Et midagi sellist on laenuga ja ma võiks öelda, et see määr, mida tuleks maha raputada või selle üle mõelda, oleks just selle kinnisvara buumi ajal mullina sisse pumbatud ühiku võrra, mida üks mõistlik inimene omaenda elementaarsete eluvajaduste rahuldamiseks, omaenda pereelu alustuseks tegema pidi. Kes on võtnud enam laenu, siis loomulikult peab ta selle eest ka vastutama, aga väga suur hulk inimesi saaks vabaks. Kus see raha võtta? Antiik-Ateenas olid hõbedakaevandused just oma täistootmisvõimsust saavutamas. See raha võiks näiteks olla võetud nendest summadest, mida Eesti Energia praegu on investeerinud Utah'sse, Jordaaniasse, projektidesse, mis on tegelikult korstnasse kirjutatud, need mõttetud liigutused, mida seoses Estonian Airiga tehtud on, kõigist nendest summadest oleks piisanud, et väga olulisel määral inimese vabadust tagasi osta ja neid halbu laenusid aidata maha raputada. Ja ma arvan, ka pangad, kes olid suures osas vastutavad selle kinnisvarabuumi tekkimise eest, peaksid selles ühises Sishaatia projektis osalema. Teine moment, mis selles Soloni reformis oli seotud siis sellega, et inimesi ei saanud enam orjusesse müüa. Seadused tehti nii, et väga olulised asjad inimese elus, eksistentsiaalsed asjad, ei satu löögi alla tingimustes, kus midagi juhtub majandusega. Mis selle analoogiks võiks olla meie ühiskonnas ja praeguses situatsioonis, see on omaette teema ja mul on siin mõningad teooriad, kuid nende detailsem esitamine ei ole antud konverentsi raamidesse jääv tegevus. Võin ainult nii palju öelda, et olulisem kui printsiip võlg on võõra oma, sa pead alati laenu tagasi maksma,
on printsiip, et me ei saa fundamentaalseid inimväärikuse ja eksistentsi alustalasid puudutada. On midagi, mis on fundamentaalsem kui laenu tagasimaksmine. Ja see, mis on fundamentaalsem, see on põhiline inimväärikus. Kolmas moment, mida seoses selle halva laenukriisiga Solon ette võttis, oli juba orjusesse müüdud inimeste tagasitoomine. Kes on need orjusesse müüdud inimesed kaasajal? Need on inimesed, kes on vabatahtlikult ise suures osas Eestist lahkunud, pesevad nõusid Soomes, teevad lihtsamaid töid, kitkuvad kalkuneid Iirimaal, põgenenud Austraaliasse ja nende inimeste tagasitoomine, tagasiaitamine Eestisse nende halbade laenude maha raputamise kaudu oleks üks nendest riiklikest prioriteetidest, mis oleks analoog sellele Soloni reformile. Mis see jälle täpsemalt tähendab, kuidas seda teha, see on detaili küsimus, aga minu ülesanne oli kirjeldada seda siis saatja liikumist, mis kogub Euroopa Liidus praegu tuure, näidata, milline on antiikne analoog, milline on see ratsionaalne alus sellele mõttele, et on midagi tähtsamat kui printsiip, et võlg on alati võõra oma, et see ei tohi inimväärikust eksistentsiaalselt puudutada ja et näidata, et mismoodi seda kaasaja Eesti kontekstis arutada tuleks. Järgmine asi, mida võiks möödanikust ehk siis klassikalisest antiikkultuurist õppida, on kujutatud selle järgmise slaidi peal. Ma olen ise seda originaalis näinud, ma olen seda pildistanud. Siin on skulptuurigrupp, mis asus omal ajal ja praegugi asub arheoloogiamuuseumis kohas nimega Vana Olümpia. Ja kui antiikkreeklane või siis külaline, olümpiamängude külaline, lähenes Zeusi templile, siis templi portaalil tema pilku haaras see skulptuurigrupp, mida ta hoomas ja seal on kujutatud siis eetose ja paatose võitlus inimhinges, tegelikult inimhinge lugu. See noor mees seal, Olümpia Apolloon, on valguse, kunstide, harmoonia, jumal, mõistuspärasuse kui sellise kehastus ja see vanem mees, see on kentaur joobeseisundis. Ja see lugu, mida see skulptuurigrupp meile jutustab niimoodi haaravalt, on lugu inimhingest, jutt eetose ja paatose tasakaalust ja me näeme, kes siin võidutseb, see on mõistus. Eetos peab alati võidutsema paatose üle. Ja see paatos sümboliseerib ka üldse ühiskondlikku niisugust tasakaalust väljaminekut, majanduskriise, buume, kinnisvara hullust, inimese ahnust, uskumatut mittemõistuspärasust. Kui seda ei ohja see, keda kehastab Olümpia Apolloon, kui mõistus ei ole kesksel kohal inimese elus, siis me ei saa rääkida ühest heast ja täisväärtuslikult elatud elust. Aga mida me veel võime õppida antiikkultuurist, on arusaam, et üks õnnelik elu, üks hea elu on alati tervik ja selle elu osaks on ka elust lahkumine. Surm kui niisugune kuulub elu hulka, on üks osa sellest. Ja me oleme kaasajal paradoksaalse tõsiasja ees, et vaadates teleritest sellisel hulgal tapmist ja surma, me tegelikult elame ühiskonnas, kus puudub surmakultuur ja suremise kultuur. Surm leiab aset haiglapalatites, eesriiete taga. Kui ta toimub, siis ta alati ehmatab meid. Aga klassikaline arusaam surmast on see, et ta on üks väga oluline osa sellest elust. Kui see elu ei moodusta tervikut, kui sul ei ole head surma, siis sa ei saa öelda, et sa oled elanud ka ühe täisväärtusliku elu.
ela kirkalt, sure noorelt, see oli üks antiikaja motiiv. Või siis teine, sama oluline, kui siin elu on pikk, siis see peab moodustama niisuguse rahuliku kaare, andma terviku. Siin te näete mõningaid fotosid, mida ma olen teinud arheoloogia muuseumist, hauaplaatidest. Need kunagi seisid püsti Ateena nekropoolisel või siis surnute linna või surnuaial. Ja kui me vaatame neid kujutisi, siis me hoomame, et elu tegelikult jätkub. Siin praegu seina peal näidataval slaidil on siis kujutatud elust lahkunud isa, kes annab oma lapsele sümboolse linnukese, mis siis just nagu kujutab tarkust ja hoolt ja õpetust. See on see, kuidas vanem põlvkond järgnevat põlvkonda instrueerib. Ja kui me vaatame seda teist hauaplaati, siin on kujutatud üks üksik vana inimene. Me ei tea, mis tema perega on juhtunud, aga seda vana inimest vaadates me hoomame ka sisemist harmooniat ja tasakaalu. Väga tihti elu kõrgesse ikka jõudnud inimesed ei soovigi mitte midagi rohkemat kui lihtsalt hingerahu, just nagu vaadata või jälgida seda elu, selle kaudu vormida ka oma enda hinge ja mõistmist selle kohta, mis elu kui selline on. Üks endast lugupidav ühiskond peab sellise asja võimaldama. Kui me vaatame kas või oma enda vanavanemaid, siis me näeme, et ega nende elustandard ei ole väga kõrge, nad ei soovi selliseid erilisi asju üldse nagu delikatessid või väga palju kusagil rännata ringi. Mis pank see oli, võib-olla isegi teie Swedbank, kes aastaid tagasi kasutas reklaamidel pilte sellest, kuidas kogutud pension võimaldab vana inimesel tegeleda selliste asjade nagu mäest alla suusatamine ja lendamine ja mis ideed need kõik olid. Reaalsus on see, et kõrges eas inimesed soovivad kõige rohkem näha oma lapsi ja lapselapsi ja just nagu hoomata seda elu, mis nende silme eest mööda läheb, kujundada terviku. Ja mida üks endast lugupidav riik võimaldama peab, see on nende inimeste rahuliku toimetuleku. Mitte, et sa pead paaniliselt mõtlema ja hirmuga mõtlema järgmisele elektriarvele näiteks, et see ebakindlus on nii suur, et isegi kõrges eas inimesed ei saa oma sellist elu rahulikku lõppu endale lubada. Nii et me oleme tegelikult tõdemuse ees, et meil on antiikkultuurist ka praeguse majanduskriisi tingimustes, laenukriisi, võlakriisi tingimustes õppida väga palju. Me ei pea ennast tundma vaesemana, kui me seda tegelikult oleme. Meiega on ajaloo suured eeskujud, meiega on võrratu kogemus, mida minevik meile annab, meiega on kultuur kui selline. Ja me peame seda omaenda kultuuri taas tundma õppima, me peame hoidma ennast sellest arrogantsest hoiakust, et mida aeg edasi, seda targemaks inimesed muutuvad olulistes, elulistes, põhilistes asjades, mis puudutavad ühiskonna toimimist, inimeksistentsi, väärikust, selle mõtestamist, kes ma olen inimesena, kes on teised inimesed minu kõrval, mis on elus lõppkokkuvõttes oluline. Nende fundamentaalsete küsimuste jaoks peame me pöörduma klassikalise kultuuri poole. Ja kui ma vaatan kella, siis minule antud aeg on täpselt lõpuni tiksunud. Kui teil on küsimusi, kui te soovite minu poolt tõstatatud teemasid edasi arutada, siis niimoodi see mõeldud on, aga lubage mul siinkohal oma jutt lõpetada ja tänada teid väga-väga tähelepaneliku kuulamise eest. Aitäh!